on aasta kõige vastikum kuu. On külm, on pime, uus suvi on veel kaugel ja kui eriti halvasti läheb, siis jääd haigeks ka. Just seetõttu valisin oma tänahommikuseks külaliseks doktor Riin Lanno. Riin, kas praegu on järjekorrad sinu perearstikeskuses läinud juba pikemaks, sest käes on täpselt seesama, mida ma alguses nimetasin. Suur haiguse, puhangu, ma ei tea, kas eelne või juba käes olev, aga hooaeg igal juhul. No kindlasti on patsientide pöördumisi praegu rohkem, et see, mis toimub koridorides, võib-olla sealt seda nii hästi hoomata ja näha ei ole, sest tänapäeval hästi paljudes keskustes, ma julgeks öelda, et enamuses keskustes on võimalik patsiendil pöörduda e-perearstikeskuse teel. Meie keskus on see e-perearstikeskus, kus patsient saab oma mure juba kirjutada ja siis tegelikult saab ta ka kohe selle algabi kätte, sest vastajateks on seal alati meie tublid pereõed ja sekka ka tihti arstid. Aga ma siiski tahaks teada, et ütle, kas sellisest talvehooaja nohust ja köhast ja valusast kurgust on kuidagi võimalik ka mööda hiilida või meie kliimavööndis on see täiesti paratamatu, et võta nii palju vitamiine kui tahad, ühel hetkel on see sul ikkagi käes. No see on see vana teema, et kust tegelikult, miks üks inimene jääb rohkem haigeks ja teine vähem. Et kõik taandub ikka sellele, mis selle inimese tavaeluviis on. Et arstina ma ju näen igapäevaselt seda, et vähem põevad need inimesed, kelle elu on rohkem tasakaalus. Ja kõik tegelikult hakkab peale sellest samast, mis meil peas on. Ja minu meelest on hästi äge, et tänapäeval on olemas kas või selline lehekülg nagu peaasi.ee, mida soovitan kõigil külastada, kes vähegi tunneb, et see novembri masendus kuidagi hakkab mõjuma, et see on see esimene asi, millega saaks aidata. Et vaadata, et ega ma ei ole juba üle pingutanud, mõelda natuke selle peale, et elu oleks paremini tasakaalus, siis tuleb ka immuunsus. Sest see on nagu, ma arvan, üks asi, mis on kõige olulisem. Teine asi muidugi ongi see, nagu sai siin öeldud, et kui hakkab november ja juba ka tegelikult oktoobrist suvi on möödas, ja hakkavad ka need viirushaigused rohkem levima. Et kui on tõesti see, et kõik muu on tasakaalus, elu on tasakaalus, piisavalt viibitakse värskes õhus, piisavalt saab ennast liigutatud, peresuhted on hästi, tööl ei töötata üle, et siis on see esimene kõige suurem samm tehtud. Nüüd rääkides sellest, et viirushaigused on ju eluaeg olnud olemas ja nende kõrghooaeg on erinev, põhjapoolkeral, lõunapoolkeral, põhjapoolkeral paraku nii hakkabki, et kui läheb pimedaks ja külmaks ja kõledaks, siis hakkavad need viirused rohkem levima. Ja see on tingitud ka sellest, et pered, kus on lapsed käivad siis kas lasteaias või koolis, veel rohkem tuleb viiruseid siis, kui üks laps käib koolis, teine lasteaias või käiakse lasteaia eri rühmades käivad lapsed, et siis tuuakse need viirust ju koju. Ja nüüd ongi see meie oma immuunsus, et kas me põeme selle viiruse läbi nii, et ongi natuke kurk valus, natuke paha olla, natuke väsinum ja see kõik piirdub paari päevaga ja kõik on jälle hästi. Või siis lööb välja selline kõige klassikalisem nohuköha kurguvalu, kus ka kindlasti peaks alustama sellest apteegi käsimüügist ja tegelikult mõtlemagi selle peale, et 5-7 päeva tegelikkuses olengi ma haige, nakatan ka teisi. Õnneks tavaliselt mitte 7 päeva ei nakatata, aga need esimesed 3 päeva nüüd on kindlasti see, kus nakatan ka teisi. Ja parem on siis tõesti, kui vähegi võimalik olla, kas siis kodukontoris, natuke tavapärasemast rohkem puhata, juua sooja teed ja kõik see, mis on tegelikult, ma arvan, kõigil teada. No tavaliselt ju meil ka teadlased prognoosivad ja ka arstid prognoosivad, et kuidas üldse see talvehooaeg võiks tulla ja nad peavad väga paljuski silma hoopis neid raskemaid haigusi, nagu on gripp, tänapäeval juba ka COVID meil mõnda aastat, et millised need prognoosid
sellel aastal on? Oled sa juba juhtunud mõnda nägema? Et kas meil tuleb haiguste mõttes leebe talv või on juba ette teada, et haiguste mõttes, eriti nende raskeste haiguste mõttes, ei tule väga kerge talv? Jah, ma julgeksin öelda, et jälle tulles tagasi selle, mis sai just enne räägitud, et elu on suht närviline kõigil praegu. Mida närvilisem elu on, seda madalam meie immuunsus on. Ja kahjuks on tõesti nii, et on veel üks faktor, on see, et inimesed hästi palju ka reisivad. Ja kui gripp, siis kui mina kunagi tööd alustasin, siis gripp enne jõule ei tulnud ja lahkus ta ikka kuskil veebruarikuuks. Nüüd, kui palju reisitakse, siis tegelikult on gripp meil olemas, ma ei saa öelda päris aastaringselt, muidugi aastaringselt teda ei ole, aga praegu on ta juba tõusuteel ja viimased gripiviirused külvasime välja eelmise aasta juunikuus. See on täiesti ebatavaline. Kõrghooaeg tuleb ikkagi nii, nagu vanasti, et hakkab väikse tõusuga, ehk siis nüüd võiks öeldagi, et me oleme selle tõusu alguses ja kuskil 6-8 nädalat on see niisugune üks suurem laine. Et ma eeldan, et kuskil ütleme 3-4 nädala pärast on see suht tipp. Ja COVID käib tegelikult aastaringselt, et näiteks suvel oli ka päris suur niisugune COVIDi haigestumus ja see lihtsalt käib nagu lainetena ja COVID käib meil terve aasta. Gripp on tõesti nii, et ma usun, et ka see aasta või tegelikult järgmine aasta loodetavasti ta kevadel lõppeb. Aga need on ju need 2 haigust, mille vastu saab vaktsineerida. Ja tõesti kutsun üles kõiki veel vaktsineerima. Praegu on viimane hetk. Et gripp peaks olema kindlasti kõik, kes on üle 60, peaks kindlasti gripi vastu ära vaktsineerima. See on ju ainus, millega me kaitsta ennast saame. Ja mida annab see vaktsineerimine? Me ju tegelikult kõik teame, et ta annab selle võimaluse kas siis üldse mitte haigestuda või siis haigestuda kergemate sümptomitega. Samamoodi COVID, et kui kunagi see baasvaktsineerimine on hästi ära tehtud, siis ja ei ole ka praegu pikalt COVIDit põdenud, võiks kindlasti ka selle COVIDi vaktsineerimise ette võtta. Ja mis on tegelikult kõige mugavam tehagi need 2 süsti korraga. Üks ühte õlga, teine teise õlga. Natuke võib-olla punetab, natuke on ebamugav see päev, kui vaktsiin saab tehtud, aga tegelikult see on see, millega me tõesti saame ennast kaitsta. Ja nüüd mõeldes selle peale, et 60+ inimesed võiks ju kõik vaktsineerida, siis teine asi, mille peale peab iga inimene mõtlema, ka kes töötab ja liigub palju ringi, teiste nakatamise peale. Isegi kui minul on kõik hästi, siis tegelikult võiks selle gripisüsti ja vajadusel ka COVIDi süsti ikkagi ära teha, juba mõeldes oma vanaemade, vanaisade peale, oma laste peale, et selles mõttes võiks ikka kõik inimesed olla vastutustundlikud nii oma tervise kui oma lähedaste tervise suhtes. Nii et see, et meil enam ei ole selle COVIDiga sellist paanikaolukorda, kus me ei teadnud, kuidas temaga toimetada, ei tähenda seda, et ta kusagile kadunud oleks või et ta ühele vanuserühmale vähem ohtlik oleks. Absoluutselt. Ja tegelikult praegu on selle COVIDi pealt küll tipp hästi palju maas, et ei räägita enam nii palju, aga ikkagi arstina ma seda COVIDi põdemist näen kogu aeg ja ütlen ausalt, et isegi meie enda keskuses oli juulikuus selline puhang, et sellel hetkel 25 inimesest meil järjest jäid 17 haigeks. Ja kui ma selle üle järele mõtlesin, et kus me selle nakkuse saime, põhimõtteliselt on see teada, kus me saime ja see kahjuks oli inimene, kes oli vaktsineerimata. Ja ta ei põdenud tegelikult raskemini kui meie, aga tema oli üks, kellel oli baasvaktsineerimine tegemata ja vot need inimesed, kellel on jäänudki see baasvaktsineerimine tegemata, ma ei tea, võib-olla see on juhus, aga kuidagi nii palju, kui ma arstipraktikas näen, on see, et nad ei pruugi põdeda raskemalt, aga nad külvavad märksa rohkem seda haigust, kui võib-olla need, kes on oma baasvaktsineerimise kunagi teinud. Nüüd sellest arsti juurde saamisest, et sa nimetasid ka, et need järjekorrad seal uste taga ei pruugi nii pikad olla, sest paljud inimesed kasutavad e-perearstikeskust. Kas sellise sügisese köha, nohu ja võib-olla ka palaviku puhul tegelikult otsest vajadust arsti ukse taha joosta ei olegi?
kindlasti ei ole, sest tegelikult nii nagu sai öeldud, et see viirus, on ta siis ükskõik milline nendest, 5 päeva on ta ikka organismis. Ja muidugi, kui on midagi väga ebatavalist, mis patsienti häirib, siis piisab küll sellest, et ta esimene kontakt võiks olla see meie puhul e-perearstikeskus, neid on veel 2 või 3, aga need on ka üldiselt oma perearstikeskuse kodulehelt nähtavad, et milline on see, ütleme, kontakti võimalus siis perearstikeskusega kontakti võtta ja kuna seal tõesti vastavad ju selle sama keskuse meditsiinitöötajad, on ta siis pereõde või perearst, siis võiks kõigepealt anda tõesti sealt kaudu teada. Ka inimesed, kes muretsevad selle pärast, et neil on vaja töövõimetuslehte, alustagu ka sealt. Sest üldiselt meie keskuse puhul me samal päeval vastame ära kõik kirjad ja see tähendabki seda, et kui inimene juba kirjutab, et tegelikult ma olen juba 5 päeva haige, mul on 39 palavik juba 5 päeva, see on kindlasti juba natuke alarmeeriv, et see ei pruugi enam tavaline viirusinfektsioon olla, et võib-olla on tekkinud seal mõni võimalus, et tekib tüsistus, et siis me saame kohe organiseerida patsiendi näiteks andma vereanalüüsi või läbivaatusele või ühesõnaga saab ta kindlasti abi, et saada just nimelt õige abi. Sest viirusinfektsiooni puhul, tegelikult gripi puhul, on olemas ju Tamiflu, on küll retseptiravim, et niikuinii eeldab see pöördumist keskusesse, aga mida patsient ise saaks teha, et kui tõesti ongi nüüd praegusel hetkel viirusinfektsioon, palavik tõuseb ja ma kindlasti võtke keskusega kontakti, vähemalt informeerige, et te olete haigeks jäänud, eriti kui on haiguslehte vaja, või kui muidu on kahtlus ja on näiteks palju kroonilisi haigusi, mille pärast tuleks tegelikult tõsisemalt vaadata, siis teine asi on see, et kiirtestid apteegis saadavad, kui vähegi võimalik, tehke see kiirtest, sest kui on gripp või COVID, siis me vähemalt teame. Gripi puhul saame kohe kirjutada välja Tamiflu ja seal on tegelikult oluline, mida kiiremini, seda paremini. Et kui on 3 päeva juba gripist läinud, siis see Tamiflu enam eriti ei aita. Ehk siis hästi tähtis on kiiresti diagnoosida, aga gripp enamasti kulgebki nii-öelda ägeda sümptomaatikaga, ehk kõigepealt tekibki kõrge palavik, peavalu, köha, võib olla nohu, ei pea olema, aga ta on just viirus, mis kulgeb selliste tugevate nähtudega. Samas ta on hästi sarnane COVIDile. Kui COVID on selline äge COVID, tihti kulgeb ka kõrge palavikuga, siis ideaalvariant on see gripi ja COVIDi kiirtest, kus saab ühe testiga mõlemad selgeks ja COVIDi puhul ka rasketele patsientidele on olemas ka retseptiravim, mida keskus saab kirjutada, aga see retseptiravim on tõesti selline, kus ma arstina ütlen, et mitte ei ole mul kahju kirjutada igale patsiendile, aga see ravim on selles mõttes väga tõsine ravim, et patsient, kellel ei ole, ütleme, kaasuvaid haigusi ja ta sellesse tabelisse nii-öelda ei lähe, kes võiks saada COVIDi ravimit, et siis ma hea meelega sellele patsiendile COVIDi ravimit ei kirjutaks, sellepärast et see on tõesti selline ravim, millel on ka omad ohud. Kuidas selle palavikuga on? Et üldiselt on ikkagi selline arusaam, et palavik peaks meid ju ravima, et seda igat väikest palavikku ei ole mõtet maha võtta. Aga millal on see kriitiline punkt, et kui peaks selle palaviku maha võtma ja millega? Kindlasti on 38,5 kaenla alt mõõdetuna on kindlasti selline palavik, mille võiks kõigi puhul ikkagi maha võtta, nii laste kui täiskasvanute puhul. Ja kõige kergem variant on ikkagi vana ibuprofeen, kui ei ole just selliseid ohte, veritsemisohte, et need inimesed, kellel veri on vedeldatud, tänapäeval on ju väga palju inimesi, kes saavad retseptiravimit, millega mingil põhjusel on vaja verd vedelamale hoida, siis nendele pigem siis paratsetamool. Aga kui nüüd see puudutab ka lapsi, et kui ibuprofeen ei aita, siis paratsetamool või siis saab ka neid kombineerida, lihtsalt hoida seal 4 tundi vahet ja anda kas ibuprofeeni või paratsetamooli. Et nende erinevus ongi see, et selle ibuprofeeni toimepikkus on pisut pikem kui paratsetamoolil, muidu neil suuri vahesid ei ole ja muidugi ka see, et inimesed, kelle veri on vedeldatud, siis pigem sobib paratsetamool. Vaat nüüd ongi see küsimus, et aga millal on see hetk,
kus ma pean ise arvama, et mu seisund on nii kriitiliseks muutunud selle haiguse käigus, et ma peaksin kutsuma kiirabi või EMO-sse minema, et muidu ikkagi öeldakse, et ärge tulge sinna EMO ukse taha istuma, aga inimeste see arusaam sellest, et millal on see õige hetk, kui enam kodus ei tahaks olla või võib-olla ei tohikski olla, et see on hästi erinev, et kus ilma meditsiinihariduseta inimene seda teadma peab. Mis on see asi, mis ütleb mulle, et nüüd ei ole enam kodus midagi teha? Ja esimene, millega väga paljud laste emad kutsuvad kiirabi, on see, et ma ei saa lapsel palavikku alla. Tegelikult sellist palavikku arstina oma elus näinud ei ole, kus palavikku alla ei saa. Et selles mõttes ongi see sama kombinatsioon. Ibuprofeen vähemalt 2-3 korda ööpäevas ja sinna juurde vajadusel paratsetamool ja kõik palavikud tegelikult saab alla. Nüüd teine küsimus on see, et kui see kõrge palavik kipub olema ikkagi juba 4 päeva täis ja läheb 5. päev, siis see on see hetk, kus peaks tegelikult mingit meditsiiniabi otsima. Kas see vähemalt kindlasti pöörduma keskusesse, et saaks võtta kiiresti vereanalüüsi ja selle alusel juba otsustada, et kas hakkab asi minema nii-öelda halvemaks, et äkki on vaja antibiootikumi. Ehk siis, et algas kõik tavaviirusest, aga nüüd on tekkinud näiteks kopsupõletik või kopsupõletiku oht on tekkinud või on tekkinud kõrvapõletik. Need on lastel, ütleme, sellised sagedamad tüsistused, mis tekivad. Vanemaealistel inimestel samamoodi see põhitüsistus kindlasti viirusinfektsiooni puhul on kopsupõletik. Aga mille järgi otsustada? Üldseisundi järgi. Üldseisund eriti kaasuvate raskemate haigustega vanemad inimesed, kui ikkagi tekib selline ebatavaline hingeldus, et inimene ei saa enam rääkida, ta hingeldab, näiteks kui helistadagi oma haigele vanaemale või emale ja ta lihtsalt hästi telefoniga rääkida ei saa, sest ta hingeldab, siis võib arvata, et tegu, kui palavik ka enam kõrge ei ole, siis järelikult tegu on õhupuudusega. See on juba selline alarmeeriv, sest jah, Covidi puhul eriti on sellist asja ju väga palju. Covidi esimesel aastal oli palju seda, et tekkiski nii-öelda hingamispuudulikkus patsiendil, et kops oli nii palju haaratud, et normaalne hingamine enam ei toiminud ja kellel on kodus pulssoksumeeter, väga paljudel noortel inimestel on, saab kontrollida muidugi seda, kui palju see hapniku saturatsioon veres on, näpu otsast väga lihtne, aga enamusel inimestel vist seda ikkagi ei ole ja siis saab tõesti selle üldseisu järgi. Kas on selleks hingeldus, et inimene tavapäraselt rääkida ei saa, et tekibki kõrvalt selline tunne, nagu ta jookseks 100 meetrit, niimoodi hingeldab, see on üks asi, siis igasugused sellised raskemad, pikemad rindkerevalud, näiteks kui sissehingamisel on väga tugev rindkerevalu või lööbki väga tugev ütleme nii-öelda lipsutagune valu, see on kindlasti alarmeeriv. Kui kas vanem inimene või laps jääb ebatavaliselt loiuks ja mitte ei ole kõrge palavik, vaid palavik on alla saadud, aga on ebatavaliselt loid, vanemate inimeste puhul, kui tekib mingi nagu rääkimishäire, need on võib-olla need alarmeerivad asjad. Muidugi rääkimata sellest, kui on mõni nähtav asi, et näiteks inimene köhib röga välja ja see on verine või siis tõesti pissimisel on näha vanemal inimesel, et on näha, et uriin on verine. Kõik sellised alarmeerivad asjad, mille peale ma kujutan ette, et iga inimene niikuinii läheb paanikasse. Murelikuks teinekord, kui me siin algul ütlesime, et selline muretsemine ju on ka üks asi, mis võib eriti sellises kehvas ümbruses, nagu meil novembrikuus on, sind teha vastuvõtlikumaks haigustele, siis üks sellise muretsemise foonil olev, see kindel asi on see, et meil kogu aeg räägime sellest, kui halvasti meil on rahalises mõttes meditsiinis, just nimelt rahalises mõttes. Ja kui vähe meil on tegelikult perearste, et kui vähe on meil võimalust minna kellegi inimese juurde ja vestelda nii, nagu meie siin omavahel vestleme. Kuidas selle perearsti puudusega praegu on? Et kas me oleme praegu jõudnud sellisesse kohta, kus läheb veel 10 aastat mööda ja meil ei olegi enam perearstikeskustes kedagi, kes kannaks arsti nime või neid oleks lihtsalt niivõrd vähe? Kuidas see seis täna on? Eks see hirm on küll, jah, et selles suhtes
aga see kogu maailmas on tegelikult suur probleem selle nii-öelda esmatasandi ehk siis perearsti abiga. Nüüd rääkides Eestist, ma julgeks öelda isegi, et on hästi. Sellepärast, et seesama, mida küll palju kirutakse, et needsamad näiteks e-perearstikeskus või telefoniliinid on tihti hõivatud. Seda telefoniliinide hõivatust tegelikult aitabki leevendada e-perearstikeskus, et seal jääb alati ju jälg patsiendi pöördumisest ja kui patsient kirjutab need samad alarmeerivad sümptomid sinna, siis tegelikult ju seesama pereõde või arst, ta näeb seda ja patsiendiga võetakse kohe ühendust. Jah, telefoniliinil ei pruugi saada kohe abi. Nüüd see on see, mis tegelikult seda koormust hästi palju leevendab. Ja kunagi, ma arvan, see võis olla isegi 15-20 aastat tagasi, kui me käisime Soomes ühes perearstikeskuses ja me olime nagu nii üllatunud, et kuidas see võimalik on, et arsti juurde järjekord on 3 nädalat, et see ei ole ju võimalik. Tegelikkuses nüüd me oleme jõudnud enam-vähem sinna samasse, mitte seda ma ei ütle, et järjekord on 3 nädalat, seda ma ei taha öelda, vaid me oleme jõudnud sinna, et pigem kui õigesti kommunikeerida selle sama e-perearstikeskuse kaudu, siis tegelikult saab iga inimene oma perearsti juurde. Aga ta saabki sinna siis, kui ongi vaja. See tähendab seda, et kui näiteks e-perearstikeskuse kaudu minu patsient kirjutab, et näiteks tal on pikka aega meeleoluhäired ja ongi sügismasendus ja tihti süda peksleb ja unehäired on, ma tahan oma perearsti juurde, siis selline kiri, kui see satub e-perearstikeskusse ja minu pereõde seda vaatab, see kindlasti tuleb kohe minu töölauale. Ja see inimene saab kindlasti kutsutud, aga ennem seda ma vaatan, et ahah, meil on selline tore asi nagu andmevaatur, ehk siis kus ma saan näha, millal inimene on viimati teinud analüüse, millal ta viimati on teinud uuringuid, millal ta viimati kardiogrammi on teinud ja siis sealt kaudu saab juba kommunikeeritud patsiendile, et jah, te saate arsti juurde, aga ennem seda tehke see ja võib-olla juba alustame ka mõnda kas siis apteegi käsimüügiravimit või päris ravimit, et kui ta tuleb perearsti juurde, selle asemel, et ta vanasti tuli selle sama probleemiga minu juurde võib-olla 5 korda, seekord ta tuleb 1 või 2 korda, aga ta saab väga kvaliteetse abi, sest see kõik on ette valmistatud. Ehk ma tahaks öelda, et paanikat ja hirmu, et läheb veel aastaid ja me jääme ilma abita, kindlasti ei ole. Pigem on tõesti see, et patsiendile tundub võõras see, et miks ma pean suhtlema kellegiga seal e-perearstikeskuses, need ei ole keegid. Need on selle sama keskuse tegelikult töötajad ja päris julgelt võib sinna kirjutada, mis tegelikult lahti on. Ka võib-olla kõige selliseid ebameeldivaimaid probleeme võib sinna siiski kirjutada, need on kõik meditsiiniinimesed, nad on kõik selles mõttes konfidentsiaalsed, see ei lähe kuhugile, see info edasi. Ja see jõuab, kui see väljub selle sama inimese, kes vastab tema kompetentsist, see jõuabki teie perearsti kätte ja tegelikult teie perearst otsustab, mis edasi teha. Nii et ma arvan, see abi on läinud küll patsiendi poolt vaadatus võõramaks, eks ole, kui vaadata patsiendi poolt, aga tegelikult on ta läinud palju kvaliteetsemaks. No ma pean veel enne, kui me oma jutuajamise ära lõpetama, küsima ka selliste kiirete päevapoliitiliste kavandatavate muudatuste kohta, mis nüüd otseselt tõenäoliselt ka perearste puudutavad. Et üks on see, et Tervisekassa on teinud ettepanekud, et laborianalüüside eest ei peaks enam nii palju maksma nagu vanasti ja teine asi on see, et kui perearstikeskuses on patsiente, kes on haigemad, et siis perearstikeskus võiks rohkem raha saada. Et kuidas see teid mõjutab? No see laborianalüüside asi mõjutab selles mõttes küll, et meie ju maksame selle laborianalüüsi tegijale, ehk siis haiglale. Et kui nüüd haigla või labor on haigekassa lepingus hinnad lähevad alla ja ta hakkab oma teenuse eest nii-öelda vähem raha saama, siis peaks ta ka meile esitama samasuguse arve selles mõttes, et muidu läheb see asi väga kreeni, eks ole, kui ta meile esitatakse suurem arve, kui tegelikult ka meie haigekassast rahana tagasi saame. Et siis läheb ta väga, väga nagu valesti. Ma loodan, et nii see ei saa olema, sest see tähendaks lihtsalt perearstikeskuse puhul seda, et oma enda palkade arvelt hakkame me tegelikult siis doteerima meditsiini. Et see ei ole päris õige. Ja see on ka see koht, kus ma tahan öelda seda, et hästi palju kõlab see, et aga
aga perearst töötab ju 4 tundi päevas. Ei tööta, 4 tundi päevas teeb perearst vastuvõttu, aga tänu sellele samale e-perearsti keskusele sealt kaudu tuleb tegelikult nii suur töömaht, et ma võin julgelt öelda, et alla 8 tunni ma ei tööta küll ükski päev. Seda ei ole reaalselt näha, aga tegelikult, kui me võtame need tunnid kokku, siis me väga tihti ka töötame laupäeval näiteks. Ma ei saa öelda seda, et ma olen niimoodi üle töötanud. Ei, ma võin päris ausalt öelda, et see 8 tundi päevas ma töötan ära, see võib olla jagunenud ka vahepeal laupäeva-pühapäeva peale, aga see on iga, ütleme, arsti oma valik, kuidas ta seda töökoormust jagab. Jah, aga see 4 tundi ei ole mitte see, et me töötame 4 tundi. 4 tundi me teeme päevas vastuvõttu. Et see on nüüd see üks pool. Teine pool, mis tuli nüüd selle uue planeeritava niisuguse muudatuse kohta, siis tegelikult, kui nüüd kõiki lööb ta ju ühe vitsaga selles mõttes, et mõte on selles, et patsiendid, kellel on 5+ diagnoosi, ehk need on tegelikult hästi lihtne, need on enamasti vanemaealised ja tegelikult tänapäeva maailmas nende diagnoosid püüab siis see arvuti niimoodi kinni, et nad, näiteks hüpertensioon ehk kõrgvererõhutõbi, diabeet, siis veel näiteks kuulmislangus, ütleme, võtame 5 sellist sagedamini esinevat diagnoosi, siis et nende patsientide eest Tervisekassa siis perearstikeskusele maksab pearaha rohkem. Ja need patsiendid, kes on nooremad tervevad, nende puhul siis maksab vähem. Ja nüüd, kui on tehtud selline statistiline analüüs, siis väga paljud keskused jäävad täiesti miinusesse sellega. Aga need on võib-olla, ma ei saa öelda kõigi kohta, aga need on need keskused, kus on võib-olla algselt juba nooremad, tervemad inimesed, see sõltub piirkonnast. Seal kindlasti on ka paraku keskusi, kus ei ole olnud võib-olla järjepidev selle oma perearsti abi, kus ongi niimoodi, et selle mingil põhjusel on seda keskuse patsiente teenendanud siis võib-olla erinevad arstid, 3-4 arsti seda ühte nimistut ja võib-olla on siis jäänud ka selle tõttu need inimesed võib-olla diagnoosimata, kellel on vererõhutõbi või jääb see diagnoos lihtsalt kodeerimata. Keegi ei ole pannud seda koodi sinna. Ja vot nendel keskustel nüüd on raske. Saab olema, kui see tõesti vastu võetakse. Selle vastu tegelikult on võidelnud nii Tervisekeskuste Liit kui Eesti Perearstide Selts. Võib-olla isegi Tervisekeskuste Liit rohkem, sest tema esindab rohkem sellist just seda poolt, et kuidas ikkagi selles vähenevas arstide arvus, mis iga aastaga perearste jääb vähemaks, selle tõttu, et see vanus on niivõrd kõrge ja osa vanemaid perearste lihtsalt ei jaksa nende uuendustega kaasa tulla, siis Tervisekeskuste Liit on see, kes just selle eest võitleb, et kõik ikkagi ka rahaliselt ellu jääks. Et tema nüüd aitab selles osas perearste võib-olla kõige rohkem. Ja nüüd nemad tegid ka sellise kalkulatsiooni, et väga suur osa keskustest jääb nii miinustesse, et ei tea, mis edasi saab. Öeldes oma keskuse kohta, me oleme nii pikalt töötanud, meil on tegelikult võib-olla keskmisest vanem ja haigem patsientuur, et meie keskus väga suur üllatus jääb plussi. Aga see tähendab ka seda, et meil on hästi järjepidev see abi olnud. Ja need patsiendid on ka väga palju, kes on vajanud eriarsti, on ka käinud eriarsti juures ja on saanud sealt ka oma diagnoosikoode, nii et selles mõttes on see nii. Riin Lanno, aitäh selle toreda jutuajamise eest ja aitäh ka kõigile neile, kes meid tänasel pühapäeva hommikul vaatasid. Loodetavasti suudame kõik terved olla ja puhake siis nii, nagu doktor Lanno soovitas.